tark kõnnib oma koeraga, ta teab peaaegu kõik. Isegi seda, et ülehomme lüüakse ta lolliks. Sellest teadmisest on ta juba praegu peaaegu et loll. Jätkame kultuurivestlust 60-ndate kassetipõlvkonna seltsis. On 2011. aasta maikuu. Meiega koos on veel oma vaimukas leebuses Andres Ehin, kes täna elab edasi meie mälestustes ja raamatutes. Kassetipõlvkonnaks on hakatud nimetama kitsamas mõttes neid 19 kirjanikku, kes aastatel 1962 kuni 1967 tulid kirjandusse selliste pappkarpide vahendusel. Kunagi, kui nad tulid kirjandusse, siis nad olid ju kõige nooremad. Praegusel ajal vist võib öelda, et kassetipõlvkonna esindajad on Eesti kirjanike vanem või isegi kõige vanem aktiivselt tegutsev põlvkond. Andres Ehin, teie olite siis koos Albert Koeneiga ja muuseas kolmas mees oli Nikolai Baturin, kes tuli ka luuletustega siis selles kassetis. Te õppisite 21. keskkoolis, see on ka minu kool. Ja pärast ülikooli lõpetamist 1964. aastal siirdus Andres Ehin Jamali Nenetsi rahvusringkonda, kus ta töötas 1 aasta siis Sölkupi väikerahva keskel Rattakülas Taasi jõe ülemjooksul. Mind küll ei küüditatud ja ma läksin ühe Teaduste Akadeemia ekspeditsiooniga kaasa ja ekspeditsiooni juht oli seeneteadlane Erast Parmasto. Ja pärast seda, kui seal sai ringi seigeldud küll Polaar-Uraalides, küll Nenetsite, küll seal kuppide juures, siis ma mõtlesin, et vaataks seda metsikut elu veidi lähemalt ja hakkasin siis kooliõpetajaks seal kuppide juures ja 1 aasta olin siis seal metsikutes kantides, kus tõesti elu oli hoopis teistmoodi kui Eestis ja lähem raudteejaam oli 1500 kilomeetrit eemal ja lähim maantee oli 900 kilomeetrit ja sõiduautosid olid inimesed näinud ainult kinofilmides. Räägitakse niimoodi, et sind oli pandud vist inglise keelt õppima, võin eksida, aga sina olid võtnud rahulikult 1. klassi ja hakanud neile inglise keele pähe eesti keelt õpetama. See on ikka nali ja seda räägiti mingisuguse Lõuna-Siberi küla kohta juba palju varem kuskil Stalini aegadel, et üks Eesti küüditatu on kuskil Krasnojarski krais, tõesti, kas oli see saksa või inglise keele pähe hoopis eesti keelt õpetanud. Aga mina niisugusele riskantsele sammule. Mul on küll üks pikk luuletus Hämarus lumeväljadel sellega seotud. Ja ta oli vist selleks kasseti ajaks nooruses ilmunud, aga ta ei läinud kasseti sisse, sellepärast, et juba nooruses oli tsensor, kes selle läbi lasi, saanud kõvasti pähe, sest et ülemtsensor Adams viibis parajasti puhkusel, kui siis alamtsensor selle luuletuse läbi lasi. Üldse kõik need minu esimesed luulekogud ilmusid väga kõvasti kärbituna, nii et kassetikogust vist ka umbes pool kärbiti välja ja hilisematest kogudest ka nii kas 3 või pool nõukaajal ilmunutest. Aga ma teadsin, et kus see võti on, et keskomitees, mis lukud lahti keerab. Aga tundus kuidagi häbiväärne minna siin neid paluma või nendega vaidlema või mina tegin niiviisi, et lasin siis minna nii, nagu ta läks, kärpisid ära ja siis järgmine kord ma pakkusin jälle need samad luuletused. Ja siis oli läinud jälle 2-3 aastat mööda ja ei need Eesti Raamatu või toimetajad enam ei mäletanud, mis seal 2 või 3 aastat tagasi oli ja ei need Keskkomitee ametnikud
või tsensorid mäletasid veelgi vähem ja nii jällegi siis esimesest kogust välja lükatud luuletused tihti nagu teises kogus läksid ja mõned läksid siis kolmandas või neljandas kogus ja need näitasin üles teatud järjekindlust, aga ei vaevunud vaidlema. Ja siis loen veel ühe esimesest kogust veel ühe luuletuse. Tund läheb rangis jalgselt, minut vidinal vette vaob, aadli härradel rasvased palged, metssiga taldrikuid taob, sööjatel pidu lauas, taob taldrikuid vastu pead, polnud küpsenud küllalt kaua, nii perenaist alt ta veab. Jah, siga on vaagnalt tõusnud, maha raputanud pruuni rasva, ta laua on laastada jõudnud, ta paisub, kroon lühtrisse kasvab, siis purustab lossi seinad, punakivise katuse ja tolmuses varingus leiab krahv oma matuse, nagu kõrbenud hiiglane seisab metssiga lossi mäel, ta kihvad pilvisse heidab, need purustab imeväel, ümber mäe laulab rahvas koraali, taevas punab kui kassimaks, nii Lossimäe pjedestaalil sai metssiga messiaks. Aga siis kassetipõlvkonnaga seoses, minul tekkis küll kuidagi ühistunne, ütleme, nii Vetemaaga ja Traadiga ja Rummoga ja Liis Seppeliga ja Kaplinskiga ja Runneliga ja Luigega ja mulle tundus, et küll, et mingis mõttes me olime ikkagi üks punt. Meie olime niisugune punt, kes selle ametliku sotsrealismi vastu kuidagimoodi astus. Ja kui meil oligi, ütleme, realistlikumaid luuletajaid nagu Mats ja Hando ja siis ei olnud see sugugi mitte see sotsrealism, vaid pigem oli see kriitiline realism. Aga kriitiline realism mitte väga oma loiul ega kirjeldaval ega heietaval moel, vaid niisugune, kus oli sees oma huvitav pinge ja Mats Traat oli ainus, keda ma tükk aega ei tundnud, aga siis keegi, minu meelest Bruno Oja ütles mulle Tartus, et Mats Traat on üks tõesti huvitav vend ja ta on tõepoolest olemas ja et ta on Moskvas. Ja siis ükskord, kui mul oli Moskvasse asja, ja siis ma otsustasin, et otsin ka Matsi üles ja ühiselamust teda ei olnud ja siis oli ta seal haiglas. Nii et me vestlesime vist Eesti kirjanduse ajaloost küll ja tol ajal muidugi Talvikut ja Alverit ja kõik rääkimata sellest Marie Underist või neid ei olnud kõiki veel sugugi mitte ilmunud ja need olid kõik justkui mustas nimekirjas. Nii et polnud need 60. aastad nii väga kuldsed ühti. Ütleme, et 50. olid veripunased ja siis nad meile tol ajal võib-olla tundusid natukene kullakarva, et võrreldes Stalini ajaga, kus me teadsime oli palju küüditamist ja vägivalda, aga tegelikult tagantjärgi vaadates võiks öelda, et nad olid roosakas hallid, sest võrreldes näiteks praeguse ajaga või kõiki kultuurisündmusi ja asju toimus ju kohutavalt vähe ja kõik need olid ikka kuidagi range kontrolli all ja see kontroll oli tüütu. Ja siis näiteks Ants Orast ei tohtinud mainida, mul tuleb meelde, et kuskil seal kassetipõlvkonna ajal umbes oli üks luuleõhtu ja siis mina olin selle luuleõhtu kava koostaja, see oli seal Salme tänava kultuurimajas ja siis ma otsustasin, et paneks ühe Ants Orase tõlke ka sinna kavva, see oli vist Charles Conte Lillist aga siis kõik teised hakkasid rääkima ja kultuurimaja direktor ka, et ei, Orast ei tohi. Siis ma ütlesin, et teeme siis trükivea, et paneme Oras asemel Orav.
tõlkinud Ants Orav ja läksti läbi. ei olnud midagi. Ja nii et Ivan Orav on nüüd tänapäeval, aga mina tegin ka ühe orava triki tullel. Aga need on niisugused väikesed jupstükid. Ma tahaks teha kummarduse edumeelsete õpetajate poole. Keskkooli õpetaja oli õpetaja Karl Muru ja tema, kui mõni uus luulekogu ilmus, siis tõi klassi ja näitas ja rääkis ja luges ja küsis, kas on loetud. Ja ülikoolis kadunud Harald Peep riskis, ma ei tea, millega kõik veel, aga 60ndate keskpaigas tuli Rootsist ja tõi pintsaku põuetaskus kaasa pagulasluuletajaid ja luges neid ette. Ma kordan, et meie ei teadnud päris täpselt, millega ta riskib, aga ta luges ja nende kõrval oli väga palju niisuguseid õpetajaid, kes värisesid oma naha pärast ja ohkasid ja pidasid niisugust asja täiesti võimatuks. Ma tahan tõesti teha suure kummarduse nende õpetajate aadressil, kes julgesid, teades, milles on asi, julgesid noortele soovitada ja tegid seda hästi. No vist kasseti põlvkonnast üsna paljud on kirjutanud haikusid. Need haikud, muuseas esimene, kes vist originaalseid eestikeelseid haikusid kirjutas, oli Johannes Barbarus 1930. aastal. Ja siis vahepeal siin tekkis paus, aga siis võimalik, et teie Jaan Kaplinskiga just 64. aastal siis olite need, kes nagu tõid selle žanri jälle rohkem välja. Just teie luulekogus jäävad need haikud võib-olla kõige kesksemale kohale. See idamõjud ja Jaapan ja see oli ilus mõju küll ja ma olen hiljemgi kirjutanud ja mul on meeles, et 40 aastat tagasi ükskord valiti mind Komsomoli kongressi delegaadiks, sest selleks, et ülikooli sisse saada, algul mind saadeti tagasi ja pärast öeldi, et kui ma esimesel kursusel astun Komsomoli, siis mind võetakse. Ma tahtsin nii väga ülikooli, et siis ma astusin ja siis sedasi ma sattusin Komsomoli kongressile ja kirjutasin kõik selle aja haikusid niimoodi mugavas samettugitoolis istudes. Ja see oli tore täita seda muidu rumalasti maha visatud aega. Kirjutasin haikusid. Et minu verivärske luuletus siis. See on üks Eestimaa probleem, aga ei tule need probleemidest kirjutatud luuletused muidu välja, kui see probleem äkki ühel päeval sul endal kodus käes ei ole. Haned luiged, tulge koju. Ei saa tulla, hunt on ees. Rajuiil käib läbi aia, raske käega rahmab. Kirsiõisi rabinaga minnes kaasa kahmab. Pillub teise ilma otsa, külvab und ja ängi, lükkab igapäeva elu uude voolusängi. Jätab maha jääjatele teise hingamise, siit maa lapsed lahvatavad lendu lindanisest. Uued isud tiibades ja vastsed sihid sees, elu õnne õhinast neil põksub süda sees. Haned luiged, tulge koju, ei saa tulla, töö on ees. Lennujälg saeb taeva pooleks, tuhapilve tahagi. Kas nad jäävad ilma hooleks, tagasi ei tahagi. Tuule ema, ega sina oma poegi igal õhtu hakul enam üle vist ei loegi. Tütardele paned kaasa viimsed hüvad soovid ja siis poole ööni kondad läbi tühjad hoovid. Emadel, kes ukse lävel
hõlmast kinni sasid. Haned luiged lehvitavad ülalt palja käsi. Haned luiged, tulge koju, ei saa tulla, öö on ees. Aitäh! Kui ma vaatasin Paul-Eerik Rummo seda esikkogu, siis seal on üsna ju läbiv ju selline, kuidas öelda, nooruslikkuse jumaldamise motiiv. Ise tunned end väga noorena ja naudid seda ja imetled ise oma noorust ja mitte ainult ka enda oma, vaid ka ema ja isa oma ja sa lähed üha nooremaks. Nagu sa ka seal ütled, kuu läheb vanemaks, mina lähen nooremaks. Kui inimene hakkab juba ise enda noorust nägema, see tähendab seda, et ta on juba nagu täiskasvanud, on tekkinud mingisugune taust, millega seda noorust näha ja seda imetleda. Ja sinu luuletuste kohta vist võibki öelda, et nad on kuidagi, mingis mõttes on see poisikene seal kuidagi hästi küps või täiskasvanud, kes luuletab ja ei karda sellist intiimset suhet maailmaga, oma isa ja emaga näiteks. Ja siin on veel üks selline huvitav asi, et kui seda avaluuletust lugeda, see meri oli roheline ja siis tuleb meelde ja see merele sõitmise motiiv ja siis tuleb kohe meelde Jaan Krossi maailma avastamine. Aga tegelikult ju see Jaan Krossi teie kõigi mingil määral eeskuju maailma avastamine tuli alles järgmine aasta välja. Nii et siin on võib-olla see kassetipõlvkonna üks tunnusjoon ka see, et teie noored nagu mõjutasite, ma ei räägi nüüd siin otseses näidet, aga te mõjutasid ka juba kirjandusse tulnud inimeste käekirja, sest teie ikka olite päris võimas oma sellise ühislöögiga. See asjaolu, et seal Kross, Kaalep ja Elle Niite, et vastastikku meiesuguste ja nende loomingus on sarnasus ja kõik see on omakorda märk sellest, et see üldpoliitiline, kirjanduspoliitiline olukord oli olnud niisugune, et meist jällegi vanuselt eelmisesse põlvkonda kuuluvad inimesed nagu nimetatud olid, et me võiksime lugeda ennast tõesti mingis mõttes, kirjanduslikus mõttes ja kirjanduspoliitilises mõttes tõesti ühte põlvkonda kuuluvaks. Nii et ikkagi see põlvkonna mõiste piirid on ikka väga hajuvad ja väga hajusad. Nii et mina siin olen ikka nende asjade üle mõeldes ja intervjuudes selle lähedastele küsimustele vastates ikka rääkinud rohkem sellest vaimusugulusest, et inimene otsib endale hingesugulast, vaimusugulast ja siis vanus, sugu, nahavärv ja muud need inimõigusesse puutuvad tunnused, et nendel ei ole nii olulist tähtsust, kui sa võid leida endale tõesti hingesugulase hoopis teisest põlvkonnast ja muude parameetrite järgi. Aga selles vihikukeses, kassetiviikuses on tõesti nii palju naiivset ja igas mõttes naiivset, et mina erinevalt armsast Liist küll ütlen, et mina peaaegu tervet seda vihikut pigem häbenen, aga olen siis veel vanemaks saades, nagu vana inimene juba lepib oma eluga sellisena, nagu ta on ja enam häbene ka, aga et ma väga nüüd kõigele sellele alla kirjutaksin, mis siin on peale selle ühe asjaolu küll, mida ma häbene ja mis on, et kõik, mis siin on, ka kõige lapsikumat ja kõik, mis puha, et see on tõesti nagu puhtalt südamest tehtud. Võib-olla see on asi, mida tuleb selle eriti häbeneda, et nii loll olid, aga jah, sõnaga sellist mingi konjunktuuri tagaajamist siin tõepoolest ei ole. Aga siis oli, ütleme, kolmesugused mõjud, ütleme, keelatud Eesti klassika mõjud, siis olid lääne mõjud ja siis olid ka, ütleme, seal Rimmelil ja Siijal olid siis need vene moodsamad Jevtušenkode ja Vosnesenskite ja nende mõjud. Et, ütleme, kogu see kasseti põlvkond ammutas 3 eri kanalist ja siis üks kanal oli veel, millel oli mõju, see oli siis Kross, Kaalep ja Niit. Ja siis mis meid ühendas kõiki, oli see, et Krossi, Kaalepi Niitu taheti kangesti maatasa teha parteiliste võimude poolt. Aga siis see kassetipõlvkond peaaegu viimse kui meheni oli selle vastu ja
ja astus välja ja pidas niisuguseid kõnesid, mis üldse kõrgematele juhtidele sugugi ei meeldinud. See vist oli üks asi, mis meid üldse ühendaski kõvasti. Ja võib-olla, et see põlvkonna tunne, teie tulite ju välja viimases kassetis. Kassett juba ise toimis, et äkki see põlvkonna tunne siis hiljem juba oligi tugevam kui esimeste kassetide aegu. Nojah, ma olin ka vist kandidaat, ma ei mäleta, kas esimesse või teise kassetti, aga siis leiti, et on liiga palju absurdismi ja modernismi ja siis aastaid hiljem kutsus ükskord kultuuriministri asetäitja Paul Uusmann mind välja. Ma olin vist siis Sirbi asetoimetaja ja siis noomis mind ja ütles, et teie ehined lääne modernismi niisugune jünger ja teie rikute ka endast nooremaid ära. Ja et nii ikka ei tohi. Ja et mina olen juhuslikult lugenud, ütles ta, neid teie väga halbu luuletusi, mis teil kassetist välja visati. Ma küsisin, et kas siis kogu lääne modernism on halb ja siis ütles, et väga halb. Ja siis ma küsisin, aga et kelle printsiipide järgi on ehitatud EKP keskkomitee hoone. Ja siis tema ei tea, ma ütlesin, et see on tuntud Hollandi modernist, et neoplastitsismi rajaja Piet Mondriani arhitektuuriliste printsiipide järgi on see ehitatud. Selle peale jäi ta vait ja ei osanud midagi öelda. Sõpru kuulates tuli mõni asi veel meelde. Need nimed, mis siin kõlasid, et ütleme, kellest me eeskuju võtsime või Alliksaare nime ei ole veel siin kostnud ja ma kindlasti tahan Artur Alliksaart siin ülihea sõnaga meenutada. Ja teine asjaolu, mis ka nüüd välja tuli, aga ma toonitaksin seda veel eriti, oli see, et näiteks tõepoolest Andrese käsikiri või võimalus, et Andres Ehin on selle esimese Karbitäie kaasautor, üks autoritest, oli täiesti olemas. Ja minu teada oli väga selgelt kõne all ka väga kõvasti kõne all selle esimese Karbi puhul ka Kaplinski. Nõnda, et need asjaolud, et seal mina ilmusin ennem ja seal Jaan ja Andres ilmusid selle aasta või 2 või midagi hiljem, et selle põhjal ei saa teha mingeid järeldusi vastavate nimetatud autorite mis ahed seal kunstiküpsus või millegi suhtes, et see oli teile puhtalt kirjanduspoliitilise ja kirjastuspoliitilise mängu element. Ja kui seda sellist põlvkondlikku lähedust siiski selle juures korra peatuda, siis kindlasti oli tihedam läbikäimine nende ümber, nende vahel, kes olid samaaegselt, Tartu Ülikoolis ja nende vahel, kes samaaegselt olid pigem Tallinnas. Et see väike seos oli. Ja veel Andresele lisaks, kui sa nimetasid seda 3 eeskujude või sellist allikat, siis nimetaks ikkagi seda sel ajal juba üsna tugevalt tekkinud idahuvi ka. Ja mis tuli selle seltskonna puhul võib-olla kõige rohkem Kaplinski kaudu ja tuli Hugo Masingu eeskujude kaudu, aga oli ikka täiesti tugevalt olemas ja oli olemas ka selle kaudu, et eks see lääne uuem värk tasapisi jõudis Soome kaudu siia ja omakorda Soomes oli sel ajal see idahuvi kirjanduses just luules väga kõrgel tasemel. Mina lugesin Jaapani ja Hiina klassikalist luulet Toomas Anhava Soome tõlgetes esmalt ja siis tulid hilisemad. Vaat ka hästi laulavad. Et sellist väiksed täiendused lihtsalt sellele öeldule. Andres Ehin, te esimeses kogus kirjutasite, et tahate lõhnavate sõnade pistodasid kirjutada. Ma arvan, et niisugune mõte on mul ikka olnud, et luulel ja igasugusel kunstil olgu meeleline põhi ja et selle meelelise põhja pealt saab siis minna ka tunnetesse ja mõtetesse ja et ei tohi lugejale niiviisi peale rõhuda oma ilmavaatega, vaid tuleb luua sääraseid mahukaid meelelisi kujundeid, kus lugeja saab ise teha vastavalt oma maitsele mingisuguseid järeldusi või seda edasi arendada. Nii et selles on see asja uba. Andres Ehin, te esimeses kogus kirjutasite, et tahate lõhnavate sõnade pistodasid kirjutada. Ma arvan, et niisugune mõte on mul ikka olnud, et see pistodasid olgu meeleline põhi ja et selle luulel ja igasugusel kunstil olgu meeleline põhja pealt saab siis minna ka lugejale peale rõhuda oma ilmavaatega, vaid tuleb luua sääraseid mahukaid meelelisi kujundeid, kus lugeja saab ise teha vastavalt oma maitsele mingisuguseid järeldusi või seda edasi arendada. Nii et selles on see asja uba.
tumma peas valmib maailma kõnekaim kõne. Seal, kus aura on nii tihe, et riivib valu valgeks pulbriks. Seal, kus aju käärudes, kümmeldes küpsevad toored ja pehmed aimused tugevaks mõttetorniks. Seal, kus tumma peas valmib maailma kõnekaim kõne. Seal, kus aura on nii tihe, et riivib valu valgeks pulbriks. Seal, kus aju käärudes kümmeldes küpsevad toored ja pehmed aimused tugevaks mõttetorniks. Seal, kus vikerkaarest saab igatsuste paadisild. Seal, kus linnud on pesatud. Seal, kus vikerkaarest saab igatsuste paadisild. Seal, kus linnud on pesatud, aga võivad ühe hooga lennata lõpmatuse taha. Seal, kus linnud on pesatud, aga võivad ühe hooga lennata lõpmatuse taha.